Maailmas toimub selline asi, ehk et kaks head nagu sellist pilti on või kaks sellist sümboolset teemat on, üks on Ukraina asi ja teine on Ameerika. Ehk et Donald ja Putin. Et need on nagu selles mõttes ideaalne näide sellest, kuidas on võimalik miski lihtsalt üle võlli keerata. See on nagu mul kunagi oli üks tuttav, kes modellimaailmas ja palju selles ringis liikunud ja palju Pariisis olnud ja ütles ka, et fantastiline ilus linn. Ja siis tulid ahvid ja kolisid sisse. Et selles mõttes, et või siis võtame näiteks krüptoteema. Et nagu idee, fantastiline idee, sõltumatu raha. Ja siis annad selle kätte inimesele ja siis ta pöörab selle lihtsalt pahempidi. Et ta nagu lüpsab sellest kõik. Või lapsed, vaata mis lapsed teevad. Sa ükskõik kui kõva insener sa ei ole, sa teed mingisuguse ideaalse asja, kuidas seda kõik on hea kasutada ja mingi funktsionaalse asja ja siis annad lapsele, siis ta on nagu esimese 10 sekundiga sa saad aru, et kasutab seda täiesti valesti ja avastab sealt mingisugused, selle saab ära murdasid või selle saab siia toppida või. Et maailm on selles mõttes samas kohas, et paratamatult me liigume sellisesse maailma, kus me oleme kõik rahulikumad, me kõik oleme hoitud, ei ole sellist kuhugi minemise pinget, aga seda ei saa teha lihtsalt, et me niimoodi ärkame ja siis otsustame käigu pealt. Et selleks on, kuidas see vulgaarne, aga väga ehe sõnaastus on, et kui sitta söönd ei ole moos magus, et sa pead selle nagu üle võlli keerama ja see terve maailm on praegu selline mõnes mõttes nagu hästi kiire või närviline või nagu kuidas nagu arvuti taktsagedust saab üle võlli keerata, nagu selline overclockimine vist on mingi arvuti inimestel on mingi asi, et võtad mingi täitsa okei protsessori ja siis keerad sinna, paned rohkem jahutust ja keerad rohkem pinget peale ja saaks veel kiiremini, saaks veel kuhugi. Et maailm on sellises kohas ja siis kõik need, mis sa näed ümberringi, ongi sellised nagu teravad pistelised pesad. Ehk et meie istume siin, on täisvaikus, on, mis päev täna on, mis iganes päev täna on. Et istume siin rahulikult ja kuskil on keegi, kes sõdib ja kuskil on keegi vaene ja kuskil on keegi, kes ei tea, kuhu raha panna ja ehk et kõik asjad, kõik on hästi palju, mine vaata poes. Kõik on tohutus koguses. Ja see annab võimaluse, ega sellest ei pääse, et mingi hetk sa pead nagu küsima hakkama, aga mida mina tahan. Ehk et need ajastud, kus olid teeme kommuuni või oleme kõik ühesugused või käime ühtemoodi riides või kõik see ajastu on lihtsalt, enam ei tööta. Me peame hakkama mõnes mõttes individuaalsemaks, positiivses mõttes egoistlikumaks, me peame hakkama küsima just enda perspektiivist neid asju ja mitte huvituma iga selle lärmiga, mis on nagu huvitavat, mida kirjumaks see maailm läheb või mida pingelisemaks või ärevamaks, seda rohkem on näha, kuidas kõige valjuhäälsem on alati kõige rumalam. Ehk et lollus on kõige kõvema häälega alati. Aga see ei tähenda, et sa pead liituma sellega. Et sa pead nagu vaatama, et üks ütleb, et maa on lapik ja teine ütleb, et maa on ümmargune. Vahet pole. Teoorias vahet pole, milline ta on, aga milline ta sinu jaoks on, mis sinu tunne ütleb, et on okei, et mida uskuda, millega kaasa minna. Sest võimalusi just kui, ma ei tea, selle või teisega kaasa minna on nagu nii palju praegu. Aga põhisuund on jah nagu rahulikum, et Ukraina näide näiteks, et või Ukraina ja Venemaa, et ukrainlased on, kui sa oled ukrainlane ja
arvad, et ma räägin sinust, siis tegelikult mitte, aga et suures plaanis nagu Poola ja Ukraina on mõnes mõttes sarnased, et nad on tohutu suured alad, tohutu palju sellist tööstus- ja põllumajandusprodukti, pigem mitte väga maavarasid. Et selline mõnes mõttes lihtsam, mitte halb inimene, aga lihtsam töölisklass võib-olla, rohkem sellist töölisklassi, võib-olla rohkem tõsisemat ja oma asja ajavat. Et kui sa seda nagu mingi nurka surud, siis nagu see tuli üllatusele kõigile, mis vahenditega ja mis jõuga nad vastu panid. Ehk et tulemus on see, et ei ole mõtet küsida, et millal see lõpeb. Ma olen siiamaani näen inimesi maskidega, et küsimus on, et millal COVID lõppes. Et see on sama, et millal sõda lõpeb, et sellist kuupäeva ei ole mõtet nagu küsida, aga et lõpptulemus on see, et Ukrainas mingi hetk see kõik saab mööda ja siis nad on nagu hästi energiat täis ja hästi ülbed. Nagu mitte ülbed pahas mõttes, et hakkavad ülbitsema, vaid et nagu nad on uhked enda... Ja nagu selline koki, et me oleme võimsad. Aga et kui seal ei ole taga nagu sellist mõnes mõttes rahulikku intelligentsi või sellist rahulikku arengut, siis nad arvavad, et nad on nüüd hästi kõvad mehed ja siis võib-olla see mõjub majandusele mingi hetk, et esimese hooga kukuvad sealt üles ehitama ja kõik on pidu ja kõik on okei. Ma ei räägi ühtegi asja nagu, et on halvasti miski või keegi on halb või loll. Aga et selles on selline, ta viskab nagu teise äärmusesse mõnes mõttes. Ja Venemaa muutub mõnes mõttes nagu, mina näen nagu visuaalina, kuigi see reaalsuses ei ole, eks nad jäävad kontrollima kogu oma ala ja seda ikka, aga Venemaal siis tõstetakse, ütleme selline, kunagi oli, mul on mingi mälupilt, et võib-olla oli selle asja nimi oli MacMafia või mingi selline Vene seriaal oli, kus mingi noor jurist või kuidagi sattus mingi pätimaailma või selle Vene maffiamaailma ja siis nagu lõppkaadrid olid sellised, kus need need rusikatega need dressides pätid lihtsalt tõsteti kõrval ja öeldi, et sa kas lähed ära või sa lähed ära. Ja järgi jäid sellised mustade märsudega intelligentsed, haritud ärimehed, kes jäävad seda asja kontrollima. Ehk et arusaadavalt on Putinil kui sa oled mingisuguse teema ette võtnud, siis on väga raske sealt nagu niimoodi lihtsalt eemalduda, öelda, sorry, ei tulnud välja, my bad. Et see pigem näeb välja niimoodi, et kuna seal on juba sees, Venemaa sees on ilmselt juba nagu käärib see asi niimoodi, et raha ei ole ja see mõnes mõttes siis lihtrahvas on hädas. Et neid ei huvita mingisugune, mis seal kuradi, kellel seda Ukrainat vaja on, et nemad tahavad rahulikult oma asja ajada. Ehk et võetakse üle just nimelt sellise terava ja ärilise ja kalkuleeriva kaine uue generatsiooni poolt ja need vanad taadid lihtsalt tõstetakse kõrvale, öeldakse, et võta oma kuradi biljon ja aitab küll, et tõmba uttu, et Venemaa muutub nagu selliseks teravamaks, kontsentreeritumaks, mitte sõjardlikumaks, see sõjardlikkuse osa, just see lahustub ära. Vähem agressiivsemaks, aga selles mõttes jälle jõulisemaks ja selliseks, et diplomaatia on ka selline tore sõna, aga jah, midagi sellist, et võtavad nagu, teevad korda. Tulevad inimesed, kellel on, kes saavad aru, mis raha on ja mis võim tähendab ja kuidas seda asja ajada ja kes otseselt ei hooli nagu, et on homme õhtuks on vaja oma taskut täis kühveldada, et niimoodi. Jah, aga et Ukrainas on selline leebelt sinna kanti, sama nagu on siis Saudi Araabia ja mõnes mõttes Lõuna-Hispaania, kus on mingi arenguetapp jääb vahele. Ehk et saudid olid põhimõtteliselt 2 kaamlit ja kõrb
ja siis avastasid, et on mingit musta löga saab maa seest ja see maksab kui palju raha. Ja siis tekkis selline plahvatuslik jah, nagu selline areng mõnes mõttes, aga see ei olnud toetatud nagu vaimsest või sellisest mentaalsest nagu oskusest ja sama siis Lõuna-Hispaaniast, et mingi hetki avastati, et oot, me oleme Euroopas ja see on nii lähedal ja päike paistab. Ja siis oli ka seal paar kitsekarjust ja siis lajatati peale niimoodi, et no lihtsalt oli 10 aastat jutti, oli tolmupilv üleval, kui terve rannik ehitati täis, et samamoodi selline ja sellega kaasneb siis nagu selline võib-olla mingid taristujamad, mis iganes see sõna on. Ja, et selline asi, et aga sa ei ütle konkreetselt ikkagi, et sa ei saa öelda, et nüüd 2026 Venemaa tõmbab tagasi või lüüakse tuimaks või kas peaks Eestist ära minema või kas... Ideeliselt ma võin öelda, aga see on selles mõttes nagu nonsense, et sel samal hetkel, kui sa küsid millal või sa küsid kuidas, siis see küsimus tekitab sellele teemale, mille kohta sa küsid, tohutu pinge ja ta ei saa nagu selles mõttes, mõnes mõttes nagu millal ma lotoga võidan. Okei, aasta lõpuks. Aga sa ei saa selge ja puhtalt selle pärast, et sa hakkad seda aasta lõppu nüüd ootama ja ülejäänud märgid ja teed ja kõik see, et kuidas see lotovõit tegelikult, mis mäng seal oleks pidanud sinu poolt osalisena olema. Sa sulged selle ära ja jääd lihtsalt niimoodi millal tuleb, istud ja ootad muidku. See ühel variandil nii-öelda, mis sa endal loodad. Jah, et sa nagu sulged, paned silmaklapid pähe ja hoiad, tõmbad oma selle tähelepanu lehtrisse ja oled. Et selles mõttes see aja küsimus on, ma hea meelega nihverdaks sellest kõrvale, et nagu puhtalt selle pärast, et tal ei ole nagu pointi, et mul ei ole vaja populistlik olla või mingisugune järgmine aasta tuleb see või teine. Järgmine aasta on Eestis on okei. Täitsa okei. Klassivahed, rikkad saavad rikkamaks, vaesed jäävad vaesemaks, midagi erilist siin ei ole, et kui me siin räägime, et Eestis on probleemid, kurat, vaata natukene väljapoole Eestit, meil on jumala hästi siin kõik asjad, et suures plaanis, mis mulle on meeldib, vahel tulevad küsivad nagu sellised võib-olla täitsa jõulisema rahakotiga inimesed on käinud küsimas, et kus nagu suures plaanis, mitte nüüd day trading ehk, et kuidas homseks teenida mingisugune raha, aga et kus nagu suures plaanis, kuhu seda paigutada, et ma olen vaadanud tore mäng, mis mulle endale meeldib, on võtta see maailmakaart ette ja vaadata, et mis riik, mida kuskil juhtuma hakkab, nagu mitte nüüd homme, mitte järgmine aasta, aga nagu pikas perspektiivis, et siis on nagu sellised Läti, sellest saab näiteks selline 2-3 sellist tugevamat ülikoolilinnakut, meenutab natukene minu jaoks pildina vaadates, et kui sa kuulad või mis pildina, et siis mul jookseb nagu autodel on head-up display, et kui ma mingile asjale tähelepanu pööran, siis mul tuleb selline nagu pitskardina laadne selline pilt tuleb. Ehk et Lätist saab selline koht, kus on nagu see Silicon Valley oli, kus on sellist tehnoloogilist ja hästi jõuliselt noorem põlvkond, kes on nagu täitsa siuksed crazy scientistid tulevad kokku. Eestil on huvitav, et ära nüüd näe selles või kuula selles mingit negatiivset, et see on võib-olla negatiivne, võib-olla ka positiivne, et kuidas seda vaadata. Et Eestist lähevad ära need inimesed, kellel on võimalik minna, asisemad inimesed, mitte otseselt rikkad, aga kellel on võimalus, see läheb nagu edasi. Ja Eestisse tuleb palju selliseid inimesi juurde väljapool Eestit, kelle seal, kus nad täna on kehvem kui Eestis. Et Eesti on selline laste Euroopa.
et meil on täitsa okei Euroopa, aga mitte päris, või nagu selles mõttes, et üsna täpselt meenutab, aga ei ole päris, et on täitsa sükest talupoja kibestumist ja sellist torisemist ja Eestis on tore sõna arvamusliider ja nagu sükest targutamist, et aga et Eestisse tuleb nagu sellist, tuleb inimesi juurde. Meil on fantastiline õhk, meil on kena loodus, meil on täitsa lahe kliima, et me saame siin igasuguseid asju kogeda, nii lund kui päikest, aga et see ei tähenda, et nüüd tuleb umbes niimoodi mingisugused sellised paduusklikud või kes kukuvad meil siin Tallinnas autosid ümber lükkama ja põletama. Ei, et tulevad ja teevad oma linnaosad, oma asjad, tulevad ja teevad ka oma töökohti. Selles mõttes, et tulevad nagu komplektina ja siis Eestist läheb ära nagu rohkem sellist inimest, kes tahab võib-olla natukene rahulikumat ja võib-olla, või keegi tahab natuke jõulisemalt äri ajada. Eestis on siiski mingisugused piirid on ees, et siin väga palju neid biljonäre meil tänaval ei jookse, et miljon ei ole enam mingi asi, aga jah, et selline tulevik on näiteks Eestil, et selline võib-olla ma ei tea, kas see on mingi Midway House või mingi selline asi on, et tihtipeale on selline suurlinnade ääres on sellised majad või üürikorterid, kus sa tuled maalt linna, et see on nagu päris kesklinna, ei pääse ligi veel kohe, aga et siis tuled äärelinna, jah, et Eesti on mõnes mõttes saab olema selline koht, et sa rääkisid üleüldiselt, nagu mainisid üks küsimus ja pool tundi rääkinud. No peaaegu jah, et mainisid Euroopat ja maailma ja kuidas mingi iga riik kuhugi läheb ja mul lihtsalt kargas pähe küsimus, et ka jälle teema, millest palju räägitakse. Kuhu AI viib? Sama, see anna ahvidele kätena. Ehk et lüpstakse sellest maksimum. Ta nagu hullult proovitakse jah, mingisugust järgmist high-tech mulli teha. Ühesõnaga, AI-st saab 100% lahutamatu osa meie elus. Aga näiteks ma ise olen kasutanud seda, et seal on väga spetsiifilised, sa pead väga teadlik olema, kuidas sa seda kasutad. Ehk et kas nüüd need AI videod ja pildid ja see muusika, et see on selline, mängimine. Ma julgeks öelda selline meh, et sa ikkagi tajud, et see on midagi, aga samal ajal ma võtsin mingisuguse, mis need on need, mis selle nimi oli, Raspberry Pi või mingi selline väike miniarvuti, tikutopsi suurune arvuti ja tahtsin mingisugused spetsiifiliselt vilkuvaid tulesid teha, et plaanin oma maja ja siis tahan, et kui ma sõidan autoga hoovi, siis tänavatuled või need hoovituled läheks mitte niimoodi paugust põlema, vaid niimoodi nagu kollifilmides on koridorides niimoodi plõnks ja siis minu jaoks nagu suhteliselt võõras teema on nagu niimoodi programmeerida ja siis avastasin, et meil on kodus AI ja siis see arvutis ja siis ütlesin, et kuule, et mis sa arvad, kas sa saaksid mind aidata? 15 minuti pärast oli mul talle fully loaded programm, kõik õpetused, kuidas see sinna sisse panna, kõik tuled vilkusid, mingi asi ei töötanud, ütlesin, see ei tööta, selge, teeme ümber ja see oli mingi selline 2-3 tundi möllasin ja ise oli nii elevil. Ehk et osad asjad on, mis on täiesti kindlasti ei ole mõtet enam ise pusida jah, nagu et küsitakse, kuhu need mobiiltelefonid arenevad või kõik, kus prouaga rääkisin vist jalutasime ja küsis, et millised järgmised telefonid, need ei olegi telefonid enam. Kas sa vaatad tänaval, kuidas noored räägivad, nad ei pane toru endal kõrva äärde, nad on mingisugune nagu, ma ei tea, kandikuga, minikandikuga käivad ringi. Ehk et telefonist saab üsna lähitulevikust saab selline, mõnes mõttes selline plönn, eks neid on proovitud teha ka, aga kuna see AI on praegu selline, et nagu kurat teab, kas ta teab kõike täpselt nii, nagu kõik asjad tegelikult on, et ta ju võtab ikkagi, me jõuame sinna tagasi, et lollus on kõige valjuhäälsem, sama on internetiga, kõik need lollid avaldavad arvamust ja kus see AI õpib, ta võtab kõikidest nendest asjadest, vaatab, mis inimesed räägivad ja ütleb, et see on nüüd nii.
et telefonid asenduvad näiteks sellise AI purgiga, mis sul on kaasas, mis on puhtalt informatiivne või mingi selline hetk, et noh, täna minu inglise hääldus on nagu selline konarlik, et ei väga hästi, nad ei saa aru minust, kui autos on mingi see, et ma ei tea, pane see temperatuur kõrgemaks või tee see lahti või midagi, et siis et mingi hetk ta hakkab saama ka paremini eesti keelest aru, mis tähendab seda, et milleks üldse mingeid nuppe vajutada, kui sa saadad sõnumi või mingi, et kus sa oled, on ju, ja send, et ta läheb sinna kanti, et AI on kindlasti võtab ära kõik need tööd. Manuaalsed. Ehk et jäävad, torulukseb jääb alati alles, pagar jääb alati alles, aga selline programmeerimised ja mingi sellised mundane, mingid raamatupidamisasjad ja mingid selline, ehk et selle osa ta teeb. Või nagu, vaata, kui täna lähed kuskile kodulehele, mõnega selle botiga kodulehel, kes on need, ma ei tea, kliendi abi või mis see on, sellega on võimalik ikka igasuguseid asju rääkida ja see kiirus, millega ta leiab asju üles, näiteks noh, see, et kunagi, kui Google tuli, et siis guugeldad neid asju, mida sa otsid, siis täna ei ole mõtet enam guugeldada, ütled AI-le, kus riigis sa oled, mis värvi sulle meeldib, palun otsi mulle need üles, ja see on nagu pauh, on kõik pildid, lingid ja kõik asjad on olemas, et ja sealt jääb välja siis igasugune sponsorjama ja kõik see, et ta niimoodi liigub, et AI-d ei ole kindlasti mõtet karta, ehk et ta see läheb enne, kui nii kiiremini, kui sa jõuad kodus sokke vahetada, on ta targem kui inimene mõnes mõttes ja kiirem. Aga see ei tähenda, et tal on, noh, need on sellised toredad YouTube'i videod, et kui sealt see, mis need on jailbreakitud või mis iganes see eesti keeles tähendab, et need, sa saad teha selle oma boti või nagu oma AI, selle agendi või mis iganes see asi on. Et siis, kellel on need moraalikoodeksid maha võetud, et kui seal on, noh, need näited, et kas sa, kui on üks inimene on seal vaja maha lasta selleks, et 10 selviks, et kas sa teed seda, ja loomulikult. Või et kui keegi hakkab seal, AI saab aru, et keegi hakkab tema serverit seal võrgust välja ühendama, siis võtab midagi ette, et need on nagu mõnes mõttes sellised äärmuslikud kollilood, aga jah, et need ei teki nagu, need ei saa olema selline probleem, nagu me täna kardame, iga uus asi on ohtlik. Pluss see hobused versus autod, et kui arvati, kuidas kõik need söödatootjad ja vankriehitajad ja kõik jäävad töötuks ja ei jäänud, noh, mõneti võib-olla. Jah, aga suures plaanis on areng on möödapääsmatu. Et see on midagi sellist, mis on nagu, mis on see surm ja maksud. Ehk et elu ei ole kunagi samasugune. Et selline. Ja seda enam täna, kui sa küsid, mis maailmas me elame, siis me elame sellises maailmas, kus on, kui sa ütled lause, siis sel hetkel, kui see lause viimane sõna on sinust väljunud, on lause esimene pool juba antiik. Ehk et me elame sellises maailmas täna. Kiirete muutuste maailma. Ja see, aga see ei tähenda, et see on nüüd midagi valesti või et nüüd see tuleb kohe kuidagi ümber teha.